tere, varahommikut kõigile. See on niisugune väike eessõna siis nii-öelda järgmistele videodele, et paar tükki, mis ma nüüd teen. Ma mõtlesin pikalt laialt, et kuidas seda teha täpselt, et huvitavam oleks, et ma käisin merikat jahtimas, ütleme, meriforelli, mis iganes proovisin tabada. Ütlen kohe ära, et kes praegu nüüd loodab kala näha, seda tõenäoliselt ei juhtu. Hetkemomendiks ma ühtegi merikat tabada ei ole suutnud. 5 erineval päeval olen filmimas käinud, aga ma ei tahtnud teha nagu iga päeva kohta erinevat osa, vaata. Ehk siis ma mõtlesin, ma mix and mashin, võtan mitmest päevast paremad palad kokku, teen ühe, kas siis pikema osa või teen 5 päevast, teen 2 osa või nii edasi. Et kõige esimene video, mis ma nüüd siis praegu nüüd ülesse panen, tegelikult see on nüüd täispikk video, 1 päeva episood nii-öelda. Et kuna ma käisin, see on niisugune vähe teistsugune episood, et avame ka ühe MRE, Eesti uue MRE, teeme lahti, teeme süüa, chillime natukene ka, väike minilaager nii-öelda, kuhu me teeme. Peidan ära ühe väikse aarde nii-öelda selles episoodis ka, mida siis keegi teist vaatajatest võib minna ja leida, võtke kaasa, võtke endale, jätan minu kingitus teile nii-öelda. Esimene osa on niisugune täispikk episood ja järgmised osad on niisugused vähe lühemad. Üks päev ma käisin kohal, tuul oli metsik ja meeletu, kukkusin vette, kõhuli käed läbi märjad, ei saanud olla seal enam, pidin ära tulema ja nii edasi. Teine päev käisin Tallinnas, ostsin endale uued kahlamispüksid, ka sellest on väike footage, kus ma käisin Motonetis ja Bobla Fishingus. Et mitu erinevat asja toimus ja proovime nüüd mix and matchida ühe või paar episoodi kokku sellest nii-öelda teile. Praegu minu poolt kõik ja nautige tulevaid episoode. Tšau! Tere hommikust, kallid vaatajad! Kell on 7:30 hommikul. Mõtlesin, et lähme proovime kala püüda. Järjekordselt hetkemomendil olen ma Käsmu parklas. Täna on tööpäev, nagu ikka, on parkla tühi tööpäeviti. Heli järgi tundub, täna on vist rahulikum kui eile, aga lained sahisevad päris hästi. Kell on umbes 7:30, hakkab juba vaikselt 7:50 saama vist, sellepärast et ma vaatasin, et täna on päikesetõus, on 7:50 ja tundub, et hakkab valgeks minema põhimõtteliselt, et praegu peaks juba püüdma tegelikult. Nii et jälle jäin stardiga natuke hiljaks, aga ei ole hullu. Tänane algupärane plaan oli selline, et teeks Kuradisaarele tiiru peale. Mul on seljakott on ellujäämismanti kaasas. Mul on kaasas üks MRE pakk, vett, katelokk, asjad, särgid, värgid, kõik asjad on kaasas. Ma olen nagu kõigeks valmis, materiaalselt olen kõigeks valmis. Füüsiliselt võib-olla asi on hommikus, aga mul ei ole praegu üldse energiat. Ma pean uuesti vaatama seda Kuradisaart lähedalt ja siis otsustan vastavalt sellele. Teine asi, mis ma tahan näha, on see, et kui sogane vesi on, et kas on adru, on üleval, kas vesi on sama sogane nagu eile õhtul, kui ma käisin Käsmus. Kui see on sama sogane, siis ei ole mõtet üldse. See ütleb kohe alguses ära mulle, kas on mõtet. Kui nii sogane ei ole, siis peame seedima, enda jõuvarud üle vaatama. Mis asi see on? See on mingi merikotkas või asi, mingi juhkralt suur lind on täitsa perses. Praegu ta on kaugemal. Ma nägin teda, kui ta siin ees oli. Täiesti perses, ma ei ole nii suurt lindu näinudki vist. Kuradisaar on seal, eks ole. Et kui siin minna, ega see lihtne trekk ei ole. Rada on vist ka enam-vähem veest väljas. Mitte nii veest väljas nagu eile, aga natuke nagu on. Ma täiega loodan, et nöör ära jäässe ei lähe, muidu on perses. Hakkavad landid lendama. Ja mida ma täna tahan tegelikult otsa panna, on see lilla viirastus. Lilla servaga viirastus. Oi. Joh, ei tea. Üks kukkus maha. Kas see landikarp tahtis midagi öelda, et ära vali lillat, vali midagi muud? Kes siis ei tea, mul on tegelikult plaanis nüüd pikaajaline plaan raha koguda ja nii edasi, aga räägime plaani ära, siis ma ei saa tagasi astuda. Ma tahan Jaapanisse minna reisile, kalastama ja nii edasi. Tuunikala tahaks püüda. Tuunikala on üks mu lemmik kaladest, mida süüa. Tõenäoliselt see reis toimub aprillikuus 2021, ehk siis mitte järgmine aasta, vaid ülejärgmine aasta. Viin ennast kohaliku kultuuriga kurssi ja õpin natuke jaapani keelt. Tänu sellele ma leidsin mingi huvitava telefoni äppi, kes on tahtnud äkki keelt õppida. Siis niisugune programm on nagu Busu, nõrk B-U-S-U-U. Sellega saab päris efektiivselt infot õppimiseks ja sogane vesi on. Eks eilsest tormist on veel kõik sopp üleval.
vaatame sinna kivide juurde, mis seal toimub. Ma ei tea, kui hästi praegu näha on, aga siin see serv on samamoodi atru täis nagu eile õhtul. Siin ei ole mõtet olla. Lähme vaatame edasi. Puts raisk. Ja käisin kana lõpuks raisk. Oi vittu raisk. Kuradi malts raisk. Midagi ei näe, mis malts all on. Türa kõik. Põlv on valus. Fuck me raisk. Okay. Kindad kanname maha nüüd. Need luigaunud chillivad ikka veel. Võrk on sees veel. Kellelgi pole võrgu vastu huvi olnud. Vesi on natuke tõusnud võrreldes eilsega. Tšau luigaunud. Ja vesi on suhteliselt sogane. Ma ei usu, et kala siin on. Liiga sopane. Laine taab ülesse ka veel praegu seda. Ma ei näe isegi lanti, kui ta tuleb, saate aru. Kõvemad merikapüüdjad, öelge mulle, kas on täna mõtet nussida niisuguse ilmaga või? Kommenteerige alla. Põlv on valus raisk. Ma kuulsin targematelt võrgumeestelt, et kui kala on sees, siis võrgupoi on viltu. Ütleme niimoodi, et praegu ta on viltu, aga ma arvan, et see on tuule pärast rohkem nagu, et see ei ole kala pärast viltu. Aga mis ma arvan, on see, et kala sees ei ole. Meie luiged eespool ka, päris palju isegi. Noh, siin 20 senti on nähtavus seal ju. See oli esimene hea vise täna. Tuul ei mässanud. Proovime sinna poole ka natuke. Luiged ei söögi kalu. Ma sain teada. Ma mõtlesin, et luiged panevad ka kalu perse endale, kui see koht, kus ma teada sain, on õige informatsiooniga. Nii, viimane vise, siis ma olen kaldal, mul käed külmetavad. Ma arvan, et täna mu metsikult head plaanid jäävad ära Kuradisaarega seoses. Kõige tähtsam asi, number 1. Esiteks, loll on see, kes vabandust ei leia. Kindad on märjad ja kätel on päris külm. Ma ei suuda seda tiiru peale teha niimoodi, et käed alles jäävad. Põlv on natuke valus, selle kannataks ära isegi. Aga vesi on sogane, natukene sogane ja idatuul on. Ütleme nii, et nii nagu mehed räägivad, et põhja või lääne tuul on kõige parem, nii palju kui ma netist olen lugenud. Et kui ma võtan sellise kalastusmatka ette, siis ma ei viitsi võtta seda ette niimoodi, et on valed ilmaolud. Et kui ma lähen, siis ma tahan juba minna, et ilmastikuolud oleksid õiged. Õige tuul, sogane ei ole ja nii edasi. Ühesõnaga, ma panen praegu kaamera kinni ja natukene püüan niisama ilma kaamerata. Ma tahaks sinna püüdma minna, aga seal on luiged ees ja ma ei taha lindusid segada, nii et käed on liiga külmad, et edasi püüda hetkemomendil. Lähme teeme väikse hommikusöögi. Tagasi läheme ettevaatlikult, seepärast, et ei tahaks enam ümber kukkuda. Mind on terve elu huvitanud, mis maja see on. Kas see on RMK maja? Ma ei ole isegi vaadanud, mis selle sildi peal siin kirjas on. Mulle tundub, et seal on uks lahti, aga vaatame lähemalt. Ma loodan, et ma kriminaal ei ole. Ma nüüd vargile lähen. Silt siin on, ma arvan, see on RMK maja vist või? Aga see on WC hoopis. Bro! Ja ma mõtlesin, ma pean metsa alla minema WC-sse. Vaata kui hästi, ma ei teadnud, et see WC. Selles mõttes ma tahan piilada. Nii uhke WC. Jesus Christ. Normaalne raisk. Meeste oma on siin. Ukse peal silt. Teise pool naiste oma. Too. Seda ma ei teadnud, et siin WC on. Muidugi ma lootsin, et see on RMK maja või midagi. Ma kusjuures ei ole kunagi käinud üheski RMK majas. Ma ei tea, mis värk nendega on. Peaks tegema mingi video RMK maja kohta äkki. See on see matkarada, mis oli mu needuseks. Palganeeduse tipp. Thanks. See gaas on mul tutikas. Tikud on mul niimoodi krippkotti sees, et märjaks ei saaks. Ütleme niimoodi, et mitte just kõige turvalisem, aga loodame, et tuul ümber ei puu ja siis on hea juba. Söögiks mul on kaasas niisugune asi. Kõik küsivad kogu aeg, kus ma saan. Mu sõber oli kaitseväes, talle anti, ta sõi enda kodust toodud toitu ja tõi selle mulle. Ratsioon number 1. Vaatame, mis siin sees on. See on 1,2 kilo. Energiat on 3319 kilokalorit. Päris palju. Kui dieedil oled, siis nii palju ei tohiks süüa. Ütleme niimoodi. Mis siin huvitavat meile vastu paistab? Kas see on uus toidupakk?
toiduratsioon number 1. Lightweight food. Aqua Plus. Chocolate müsli. Šokolaadimüsli. Okei. See on uus toidupakk, ma ei teadnudki. Mul on vanad on need konservidega. Beef and potato hotpot. Okei, huvitav. Travel lunch. Ma alguses tundsin konserve ja ma mõtlesin, et see on see vana. Sellepärast. Vürsikas risotto. Okei. 468 kilokalorit. Aga siin on konservid ka veel sees. Mingisugused. Stewed beef. Latvian product. Mis see on? Leib või? Täistera rukkileib. Selle paneme hakkama. Mingisuguse osasid toidu kõrvale olen, mida me sööme muidugi. Täistera rukkileib igastahes. Jõle palju manti on võrreldes vana pakiga. Rosina segu. Kakaojoogipulber. Energiajoogipulber. Oh jumal, siin on nii palju. Mis ma ütlesin selle kohta? Rootsi ennem või? Traditional Royal Army šokolaade. Sveitsi armee šokolaad. Keegi ütles, et erinevad värvid on nendel šokolaadidel. Üks on parem kui teine. Mul on praegu sinine, ma ei tea, mis see tähendab. Lahustatav kohv 3-in-1, 3-1. Siin on kreekerid nagu ikka. Kreekerid natukene. Tikud. Võt see on küll hea. Märjad lapid. See on lutsukomm. Näts. Pipar. Sool. Kas suhkrut ei olegi või? Huvitav on see, et suhkrut ei ole. Ma ei kujutagi ette, mida süüa praegu. Canned stewed beef tundub isu äratav. Ma mõtlen praegu seda, et mul on seda väga lihtne süüa. Vürsikas risotto. Aga samas hommikusöök ja müsli. Ma nüüd ei teagi. Müsli, hommikusöök, müsli versus risotto. Ma ei ole väga müsli sööja, point on selles. Ja mis nad siis mõtlevad, et müsli on sellega, et ma kallan vett otsa ja söön. See ei tule ju väga maitsel. Beef and potato hotpot. No hommikusöögiks seda ei ole mõtet. No, jah. Point on selles, et ma võib-olla lõunasööki ei söögi, et võib-olla söön ka hommikusööki. Müsli, šokolaadimüsli. Siin on kõige parem see, et siin isegi ei ütle, kui palju ma vett panen. What the fuck? Ja müsli veega. Äkki see on mingi soe müsli. Ma ei ole kunagi sooja müslit söönud. Ja siin näitab, et kuum vesi tuleb panna. Kasutusjuhend. Segada külma või kuuma veega. Suht loogis. Ma müslit praegu ei söö, me võtame midagi muud. Tõenäoliselt võtame selle vürtsika risotto. Seepärast, et ma saan selle ilusti mugavalt soojaks teha. See annab mulle võimaluse, et ma saan testida täistera rukkileiba. Ja võtame ühe lahustatava kohvi ja täistera rukkileib. Vaatame, mis siin sees on. Huvitav, kaua ta kestab pärast seda, kui ma lahti teen. Toide sisaldab gluteeni. Oi ei. 100 grammis on 180 kilokalorit. Säilitada kuivas jaodes, toodetud Euroopa Liidus Kommivabrik OÜ tellimusel 2020 kuupäev. Nii, teeme lahti selle. Aja! Ma ei ole varem leiba plekist kanistri seest avanud, ütleme niimoodi. Selle saab ära võtta, plasmas selle kaane saab peale panna. Lõhnab nagu päris leib. Siin on viilud niuksed. Okei. No, jah, ütleme, et ajab asja ära. Parem kui need kreekerid, mis ennem kaasas oli. Tõenäoliselt mäletate seda kohvitootjat nii-öelda, kelle nimetus oli siis Best Coffee. See 3-1, mis siin on, 3-1, see hõbedane pakk, on ka Best Coffee oma. Vaatame, kas nad on aastate möödudes, kas nad on targemaks saanud ja õppisid ära, kuidas head kohvi teha. Muidu, no okei, Nescafe 3-1 on täitsa joodav asi. Ma loodan, et nad ei suutnud seda, ei õppinud kuidagi seda perse keerama. Müslist ma ei pea lugu üldse, müslit ma võib-olla ei söögi. Nii et sööme selle Beef and Potato Hot Pot. Vala tootele 450 ml vett. Nojah, siin on silma järgi peab vaatama. Mulle tundub, et võib-olla saab hakkama. Võib-olla tuleb jõle tummine lihtsalt. Halvimal juhul tuleb jõle tummine kartulipuder. Tundub nagu natuke liiga palju. Tundub. Samas seda manti ka siin on nagu. See on põhimõtteliselt nagu need valmis kartulipudrud, mis sa ostad nüüd poest. Kalla vesi otsa ja läheb. See on valmis. Võtame lahustava kohvi. Kallame selle ka siia ära. Liiga palju sai vett pandud natukene ikkagi. Niuke lihtne kartulipuder, väike kohvi ja leivaamps kõrvale. Kartulipudre esimene amps oli maitsvam kui see poes tehtud kartulipuder igastahes.
teeme nii, et vaata, üks teeb süüa ja teine koristab, on ju, nagu öeldakse. Mina tegin süüa, teie tulete koristate ära siit. Kui rääkida nüüd asjast, kuidas see maitses praegu, ma ütlen ausalt, see oli muy bueno, see oli päris hea. Tegelikult see oli täitsa söödav asi. Võrreldes sellega, mis eelmine kaitseväe pakk oli, öö ja päev. See oli maitsev, kõht oli hea, sai kõhu mõnusalt täis, portsjon oli hea suurus. See kartulipuder oli 450 kilokalorit, leib ma ei kujuta ette, võib-olla 50 kilokalorit. Give or take 500 on ju, kohvi otsa, no ütleme 600 ringis, 600 kalorit oli praegu siin. Ja täitsa piisas sellest mulle. Kaamera on ümber kukkunud, jau. Miks keegi ei öelnud, et kaamera ümber kukkus, ma ei tea isegi millal. Viirastus oli lahke ja saatis mulle lante. Ja ma väga viirastuse lanti ei raatsi panna siia. Ja siin on niimoodi, et paneks mingi landi. Sinist ma ei pane, see on mu ainuke sinine. Viirastust ma ei pane, kuna viirastus, see on isa üks lemmiklante. Mul rohkem komposiiti ei ole peale selle. Aga see siin, no ütleme nii, et see on kõige imelikum lant. Teeme katsetuse mõttes, äkki järgmine kord, kui mul meeles on, võtame midagi muud. Niisugune omapärane lant, ma ei tea, kes seda teinud on. 18 grammine Ameerika lant. Väidetavalt sellel mängu väga ei ole. Ja üks spetsialist ütles mulle, et kui selle konksu siit tagant peaks ette panema ja siis tekib mäng sellele landile. Aga teeme natuke geopeitlust pärast. Ja ma peidan selle landi siia puu juurde ära. Kui teie ei leia, siis keegi võib-olla kunagi ikka leiab. Nagu me vaatame, vaade on siin niisugune ilus. Siin on see puu, kus on kiik ja selle kõrval kohe see puu, mis siin on. Vaatame, kuhu me selle peita saame selle landi. Põhimõtteliselt ma saan selle siia okaste alla peita võib-olla äkki või. Võtame siit pihuga need okkad eest ära. Lant on siin olemas ja ma panen talle okkad peale. Nii, tulge võtke endale lant minu poolt. Kingitus, geopeitus, et te õue läheksite. Peaks tegema iga videoga niimoodi. Geopeitus. Ma arvan, et tänaseks on kõik, kuna mul käed on päris külmad, kuna mul ei ole kindaid. Alati õpid, on ju, oma vigadest õpid. Esiteks, see müts on selline, et sellega kalale ei saa tulla. Ta on nii välja veninud, ta on mingi 5 aastat vana või 10 või veel rohkem, ma ei tea. Oma vigadest õpid. Varukindad, tagavarakindad peab kaasa võtma. Ütleme, olud ei olnud kõige paremad minu silmis, nii et väga paljust ilma ei jäänud. Mõnus oli, tore oli ikka. Vahet seal on, et pikali kuks. Vahet seal on, et kala ei saa. Ilm on ilusaks läinud, aga jõle külm on raisk. Ja vaadake, siin on mingi salapunker olnud. Saab metalli varastama tulla. Põlv õnneks katki ei olegi. Valus on jõledalt. Olgu. Tšau praegu.